Hyvä Suomi. Aga Lasting on hea. Lasting on legitimately selle väga hea. Nii et mina soovitan sulle. Vähemalt ma saan sinuga nüüd tund aega vestelda siin. Ja see oli vapustav vestlus. See, Jesus Christ, bro. Me jätkame täna natukene iha.ee teemadel, aga jätkame hoopis seespoolt. Meil on nimelt üks kontakt, kellel on kogemusi ja ta jagab siis läbi meie nüüd natukene neid kogemusi, millest te saate teada, nii et hoidke oma varvastest kinni, sest et te võib-olla lähete lendo. Nägid, mis ma tegin? Ja ma näen, mis sa tegid küll. See on hea foreshadowing ja siis ma samas tahaks ka teada, et nagu mis siis on naljakas. See vist oli naljakas hetkel, ma veel mõtlen selle peale isiklikult. Kohe alguses või? Panin nalja ära, oih pläid. Ja. Aga ja, me proovime teada saada, mis siis on sugulised vahed huumoriga, mis kõlab isegi väga teadlaslikult, aga ma ei tea, kas ta isegi üldse niimoodi välja kukkus. Seda saame alles hiljem teada. Ja Puuksu saab ka ja head järeldused tulid. Taaskord õpime siit. Egas midagi ja head kuulamist. Kuradi, ma tõusin uuesti püsti ja ma sain aru, et ma haisen nii vängelt, mees. Ma olen kella 1 istunud siin, kusel käinud ja vett joonud. Ja see... Kas sa kusesid enda peale, äkki selles oli probleem? No võt, siis see pidi päeva alguses olema, sest et praegu mu püksid kurat märjad ei ole. Aga haisevad küll. Ei tea. Oi, no siin on võib-olla strukturaalseid probleeme. Jaa. Ei ole hullu. Mehe lõhn peab majas olema, öeldaks selle kohta. Jaa, okei. Nüüd ma tunnen ennast paremini. Ma võin, me salvestame, ma loodan. Yes. Ma võin tegelikult siin peeretamissaagat jätkata, kus me siis nüüd siin mõningad episoodid tagasi jätsime sellise poisi. Kuna nüüd ma olen kontoris tööl, siis on natukene põnevamad lood, et vanasti ma lihtsalt piinasin ühte inimest ja niimoodi, et ta oli teadlik sellest, aga nüüd mul on nagu siuke ohvrite valik on suurem. Mis eelmine kord oli see, et ma avastasin, et mulle väga meeldib selline asi nagu Brüsseli kapsas. Ja siis, kuna ma elasin oma abikaasaga koos, siis vaata ei olnud nagu väga kedagi teist süüdistada selles peeretamises, et kui kogu aeg maja haises, et siis nagu kes seal ikka. See oli ka see pull, et ta öösel ärkas üles, oli nagu, et see on gaasikamber, see on lihtsalt laske välja. Kui sul on ikka selline kuradi pauk käib, et öösel üles ärgatakse haisu peale, siis on ikka vänge. Aga ma lugesin selle kohta, see ei ole minu süüs, need on sulfaadid, mis tekivad, nii et absoluutselt nagu ma mingisugust responsibility't endale ei võtaks. Aga mis siis hiljuti on juhtunud, leidsin oma siis kalli kaasa üles jällegi, mitte siis abikaasa, vaid Brüsseli kapsa. Ja no tead, aga tegelikult nagu ma nagu mängiks peitust, sest meil vahepeal on niimoodi olnud, et kontoris nagu mingisugune kanalisatsiooni probleem on, vaata. Ja siis lihtsalt niisama haiseb. Aga nüüd keegi ei tea, millest see tuleb. Ja siis vahepeal inimesed kõnnivad mul lauast mööda ja siis on nagu, et ja siis ma istun seal, vaata, sa proovid nagu jumala nagu inconspicuous olla, et lihtsalt mul ei ole tööd ka teha, mitte midagi teha ka, siis mul klikid seda Google'i lehte lihtsalt ühest nurgast. Refresh, F5. Ja siis nad ikka nagu juurdlevad ja mõtisklevad, on nagu, et mis nende torudega on, nagu, et see on ikka kogu aeg on mingisugune hirmus asi on, vaata. Ja mina elan kaasa neile, ma olen nagu
ma ise ka tunnen, ma tunnen just minu laua ju millegi pärast, ma ei saa üldse aru, noh. Ja see üks tädi, ma olen nii lähedal, ma oleks peaaegu kuradi pasti saanud. Põhimõtteliselt too hakkas nagu full juurde, ma tulin nagu, et okei, läks sinna, läks kaugemale, see oli nagu, okei, siin ei ole. Okei, siin on natuke rohkem ja siin on ikka väga palju, täpselt seisab mu kõrval. Jällegi lihtsalt vaatan monitori, vaatan monitori lihtsalt, ei, ta ei saa aru. Ja siis ma pärast ma ei avaldanud seda väikest saladuspoissi kellelegi ja siis ma rääkisin lõpuks oma lauakaaslasele sellest. Ja tema oli just veeretanud ka samal ajal ja siis ta arvas, et see oli tema, sest et tema kohta käib see juurdlus, aga jah, siis ta lõpuks ütles, et mine putsi, ma mõtlesingi, et on ikka torude värk, ma olen jumala veendud, noh. Et võtta hästi läheb. Soovitan kõigile Brüsseli kapsa, väike retsept selles suhtes, et ma soovitaks panni peale panna, lased külmalt, lased soojaks ja lased, võid natukene isegi nagu niisugune touch rohkem kui kuldne pruun ja maitse pluss siis järelefektid on vapustavad. See on unbeatable, poisid. Aroomisoola ka ja see on tegelikult, see on munnis hea, aga no ma nüüd ma ei tea, ma kardan natuke pasti jääda ikkagi, et võib-olla ma ei tea, kas lastaks lahti selle jaoks, et kui sa õnneks me räägime vaata eesti keeles, et teeks me veel ingliskeelset asja, siis oleks kohe cancel oleks peal, aga ei, ma arvan, et on hästi. Kuniks sa just ei peaks Eestisse tagasi jõudma ja noh, kuna me oleme nii populaarsed, et siis ikkagi tõenäoliselt tööandja näeb seda videot siin, on ju, see on see neti jalajälg või asi, on ju. Et siis lähevad näpud sinu poole iga kord, kui haiseb, noh. Pohhuis ja Kivisütsid on mingi sellist värki, ei, kuradi, Kiur peeretab türele. Seda enda tööle ei võta, noh, aitab naljast, noh. Kontor nii haiseb raisk. Ei, aga pull on. No selles suhtes, et minule meeldib müsteeriumeid tekitada, mulle meeldib müsteeriumeid lahendada, et see on siuke 2 korraga, et vähemalt ma tean isegi juba lahendust. See on nagu, jah, siuke nagu detektiivifilm väike. Vaata, kui tore. Aga ma ei tea, noh, ei, ma mõtlesin lihtsalt, et võib-olla äkki sul on ka mingi Peeru kokkusaamise olnud või väiksed apsakaid, aga no nii palju ma olen avastanud viimasel ajal ja avastaja osaliseks on ka minu partner ja mul on väga kahju temast, aga ma olen nüüd pannud tähele mingisugust mustrit. Kui mina kohvi joon, kui ma joon mitu kohvi, asi läheb väga halvaks. Mul hakkab mingi muna hakkab mädanema ja kõik hullem on see, on ju, kohvi peaks olema nagu lahtisti, vaata, kõhu lahtisti. Minul, üks päev ma jõin 2 kohvi ja ma vist 2-3 päeva ei käinud sital. Ja mina olen uhke enda seedimise üle, mina käin iga hommikul sital. Mul on vaat nii kuradi kella peale värk, vaata. See on nagu see hea bumpersticker, pardal on mina, kes käin iga hommikul sital. Sittur pardal. Ja kohe olin mures ja siis tuli kõik korraga välja, kõik oli hästi. Aga kui ta välja ei tule, siis ta hakkab sul seal kasvama ja elama su kõhu sees ja siis tulevad sellised haisud. Mina ei tunne, kõik teised tunnevad ja siis partneril ei ole hea. Lõi, proovis mind karpi kinni panna, lõi uuesti, aga noh, hais lihtsalt liigub nagu õhk, et sellest ei pääse, noh. Siuke avastus enda kohta, no ma ei tea, teistel ei ole kohviga niimoodi, aga kurat, mine tea, äkki see on midagi muud, aga tõesti, ma nüüd olen ettevaatlik kohviga nagu. Ma ei teadnud, et me kuidagi nagu teaduspodcastiks siin ümber lähme, aga täitsa mulle meeldis see kirjeldus, et sul hakkab sees midagi kasvama, et ma lihtsalt kujutan ette, et kuidas sul siuke metafooriline puu kasvab või nagu lehed tulevad välja, springib lihtsalt niimoodi. See oleks hea mingisugune kõhulahtisti reklaam või midagi sellist, vaata.
jah, sihuke detailne kirjeldus ja siis sobivad visuaalid ka ja oota, ma ei saa isegi aru, mida me reklaamime, aga kõhulahtist, et ma mõtlesin, et vaata, kui kohvi ei tee trikk ära, vaata. Et siis sa lihtsalt, sa näitad, et kus alguses nad hakkab nagu see seeme hakkab seal sees kasvama ja siis ta springib suureks puuks. jah, okei. Ühesõnaga, meilt saab häid ideid. Ainult makske raha ja me mõtleme, noh. Kuule, aga sa tiisisid või noh, juba natukene minule siin telgitagustes rääkisid natukene update'i meie iha.ee uurimistega. Oi, kas muidu üldse salvestas too lõpp ka ära meil või on ikka konteksti seal või? Sa ütlesid, et meil ei poole peal ei seda salvestamine kinni. Mis asja? Ei, kõik on hästi, ma ei ole midagi sellist öelnud. Okei, no siis ma olen lihtsalt aines, vabandust. Ma ei tee järgmine kord narkootikum enne podcasti. Kuule, jah, noh, siin tuleb välja, no ma ei tea, kas ma nüüd ma ei ütle, milline konto nendest fake oli, aga tuleb välja, et on olemas kontosi, mis ei ole nii, nagu nad paistavad, eks ju. Ja mina sain ühelt isiklikult tuttavalt, kelle võib-olla siis me mõtlesin äkki mingi voice modulatoriga kutsume saatesse, vaata, ja siis räägib meile oma taktikaid, mis see oleks päris kreemine meem. Aga põhimõtteliselt tegemist on siis kassi kalastamisega iha.ee foorumis, et siis kehastatakse ennast kui mõni proua, kes siis igasuguste lõbusate kinkide ja rahaliste annetuste tagajärjel saadab igasuguseid, no mis sul vaja on. Et no näiteks, mis siin alguses tema tahtis väga minu siis härrassõber, kes kehastas ennast üheks naiseks, tahtis väga aluspesu saata. Aga tuleb välja, et see ei ole üldse peale minev kaup isegi. Tuleb välja, et isegi väga ei läinud peale see mis see on siis, stringid ja sellist värki. Aga mis läks peale, tuleb välja on saapa puhastamine, suusaviksna. Et siis ta on mulle natukene detaile saatnud siin. Üks härra siis peale iha.ee-s nägemist, et tegemist on prouaga, kellel on ilusad jalad, küsiti siis, mis jalanumber sul on, kui tohib küsida, ja mis siis hinna suhtes on sobilik. Võib arvestada, ma loen siis ette, võib arvestada, et kui minuga harjud, siis saan need tagasi kasutamiseks saada jälle ja saates neid ei pea midagi tegema, puhastama ja nii edasi. Idee on siis selles, et tema tahab olla ta sissi, siis naise sissi. Sissi on tehniline termin sellele, kes siis paneb kleidi selga ja on valmis kuradi munni imema. Okei. Ja tema siis suur äge asi on see, et ta ostab siis, ta kõigepealt teenib raha munni imemisega. Annab naisele selle eest kingad ja nende kingad saadetakse tagasi, see on nüüd väga convoluted plaan, aga no ma loodan, et kõik on pardal. Ostab kingad saadetakse naisele, naine kannab kingi, määrib need ära. Nagu kannab, mitte ei määri, vaid kannab neid, läheb jõuksi nendega, higistab täis. Jah, no aga no siin on ikkagi väga spetsiifilised juhtnöörid antud. Aga jah, et ta on siuke moist, ta on siuke natukene läbi ligunud, midagi sellist. Ja siis on öeldud, et pigem väga äge oleks, kui jooksmas käid ja neid enamgi ära määrid. Praegune ilm on küll selline, et lumega läheksid puhtamaks, sest pori pole. XD. Aga sa tead oma piirkonda. Kui ilma järgi tundub, et praegu liiga puhas, siis võime ka veidi oodata sellega. Saad öelda, kui ilm selline, et lähed jooksma ja tallad on määrdunud. Ja nüüd sellise skeemi eest tema on siis teeninud 50 eurot. Ja siis ta saadab mustad tossud härrale. Härra viksi puhtaks ja saadab tagasi. Ja annab raha selle eest. Saad sa aru?
vot minule ei mahu pähe, ma ei tea, mis fantaasia see küll selline on, aga noh, on nagu on. Okei, vaata, käime lühidalt üle. Sul on kuskil on mingisugune noormees, kes teenib passive income'i, natuke lisaraha munni imemisega. Nii. Nüüd selle raha ta investeerib tagasi iha.ee-sse sellega, et ta siis küsib sellelt nii-öelda jalajumalannalt, a.k.a. sinu tuttav, saadab talle jalanõud, mine jookse nendega, saada mulle tagasi, saadan sulle koini, teen saapad puhtaks ja siis loodetavasti äkki see asi kordub uuesti või? No jah, vaat see sissi plaan, eks see on nüüd tulevikus, praegu oligi see oli nagu algne faas, et no ma ei tea, kui palju see munni imemisega raha üldse saab siin Eestis teenida, kui sa sellega leidi selga paned ja lähed tänava peale nüüd küsima, eks ju. Aga praegu hetkel on lihtsalt tähtis mustad saapad, mida siis on vaja ära puhastada härra poolt ja siis tagasi saata. Okei. Aga no loomulikult see on alles fantaasia algus, eks ju, et siin on kirjeldatud nägemust videokõnest näiteks. Siin läheb fetiši teemaks ära, okei. Ma ei tea, võib-olla ma juba nagu munni imemisest rääkisin, aga nüüd väiksed lapsed võib-olla pange ikka podcast kinni ära. Oh my god. Ja kirjeldan enda nägemust videokõnest. Tulen mikrofonil lähemal. Algul võiksid kanda tumedaid sukki ning näidata enda varbaid läbi sukkade. Peamiselt näita enda ilusat pediküüri, varbaid kergelt liigutades. Seejärel võtta rahulikult sukkad jalast ning näita varbaid ja pediküüri ilma sukkadeta. Sukkadega ja ilma võiks jaguneda enam-vähem pooleks. Mulle meeldiks näha labajalgu ja varbaid erinevate nurkade alt, kuid peamine rõhk panna varvastele ja pediküürile. Minuga videochattides võiksid rääkida nagu alluva orjaga, kel ülesanne on lakkuda ja imeda sinu varbaid ja jalgu. Võiksid olla domineeriv ja kuri. Mulle meeldib, kui mind alandada ülbelt. Fraasid laku mu jalgu, ime mu sukkades varbaid. Vaata, kui ilus pediküür mul on. See on siis kõik, mis naine võiks öelda, eks ju. Ja siis lõpuks käsi kammida enda varvastele. Ilma loata ei tohi. Vinky face. Võt. Ja kõne võiks olla kokku 10 minutit. Ma ei tea, mis nüüd hinnaga saab, aga 10 minuti eest. See ka, miks ma üldse siin podcast räägin. Sõbral oleks vaja nüüd kandidaati, kes siis päriselt oleks nõus seda tegema. Et siis väike recruitment tool, keegi on huvitatud, tahab uusi potaseid, kellel on varbad on siuke suht okei, siis andke teada. No mitte, siis on 18+ kuulajad ikkagi. Vot, me oleme responsible podcasterid. Absoluutselt, andke teada ja see on täielik kuradi Andre Teedi kuradi ülesehitamine siin praegu. Oi, aasta pärast on siuksed camgirlid sellel sõbral sul ja issand juman. Okei. No jah, no ikka põnevam on. No, mina ütlen, et vähemalt ärivaist on inimesel. Küll võiksin natukene, ma ei tea, kes see ongi oma see nurk on, et tegemist on ikkagi jala nagu fetišiga, eks ju, et siis me ei lähe nagu Andre Teed, kes läheb siis kõige peale, et siin on siis nagu konkreetne jalavärk. Ja siis, aga see oli väga tore härra, et ta on mulle saatnud siin natukene mitte toredate härrade pakkumisi ka, mis on siis natukene vulgaarsemad, et sa võid mulle ka saata, siis me saame sa võid ka natukene edasi-tagasi rääkida ja selles mõttes, kui me nüüd lõpetame selle poisiga siin ära, siis selles mõttes mul on hea meel, et ta vähemalt teab, mis talle meeldib ja ta on nagu väga, mida öelda, need instructions are clear ja nagu I can't hate that,
ise No, väga läbimõeldud, planeeritud. ja miks mitte. Oi, kas see on nüüd iha.ee screenshot või see meil või? See on meili teel, et siin on ikka kordamööda. No jällegi siin võib-olla oleks natuke mahlakamaks saanud ikkagi minna, aga mahlades käib küll juttu, et siis juba... mina ei teagi. Ma siis sina ole siis meie jalaneiu ja mina siis klient. Okei. Nii. Jah. Esmalt siis, kas see 18 jaanuar on esimene sõnum? Jah. Aha, okei. 18 jaanuar, tere. Siis möödub mitu päeva, mitte keegi ei vasta ja siis nüüd 7 päeva tagasi on ta kirjutanud. Tere, ma soovin selliseid, mis on korralikult sina, ütleme uuesti. 7 päeva tagasi on siis saadetud uus. Tere, ma soovin selliseid, mis on korralikult sinu keha mahladest läbi ligunenud ja paksult valget lima täis ja spermat ka. Täis. No, vastame siis, mis siin üle jääb. Tere! Väga huvitav pakkumine. Palju oleksite nõus maksma selliste asjade eest? No see on siis tegemist on lihtsalt, kujutame ette, et siuke mingi Vello vastab, vaata Eesti Vello vastab täpselt samasugune ära. Ma usun, et näeme edasi. 25–30 euri. No siis ei jää midagi muud üle. Valisid välja kumba paari soovid ja tee tellimus ära. Korraldame homme nii, et nad on juba kohal. Ja ongi transaction, et siis see on, kuidas raha teenida kiirelt. Aga ma ei saa aru, kus siis spermat saada sellise asja jaoks. Et siis siin on ju naisega tegemist, et siis on natukene läbi mõtlemata. Sama plokk tekkis, et mida? Kuidas siis? Et võib-olla ta ei ole teadlik, kuidas naise keha töötab või siis on jäänud selline mulje, et see nüüd jala jumalanna töötab kuidagi kellegiga paaris, et siuke asi on võimalik. Või lihtsalt on tähtis, et oleks seal mingisugust sousti, vahet ei ole, kuidas sa selle kätte saad, olgu selleks seep või siis kui jala jumalanna nüüd läheks ja nüüd oma teistelt iha.ee klientidelt küsiks, et okei, ma saadan sulle kossid, pane mulle sinna pauk sisse, saada tagasi. Ja niimoodi nagu mitme inimese kuniks see nagu loksub, vaata. Ja siis ta saadab sellest pildi. Et siis küsiks juba rohkem, 25–30, see on nagu niru. See on niru värk küll, ma juba niigi ei saadaks oma spermat kõigile siin 25 euri eest, et ma ikkagi on respectful inimene enda suhtes. Aga ma pean ütlema, et see on kõige graafilisem podcast, mis me vist kunagi oleme teinud, sest ega siin asi läheb halvemaks, mul on tunne. No ma oleks võinud loomulikult, võib-olla oleks saanud küsida siin veel täpsemaid detaile, võib-olla on siin jagada juba nagu spice'imaid vestluses. Ma sain aru, et on tipptunnil on siis saadud 12 tunni möödudes 42 kirja. Jah. Lihtsalt tuleb. Kahest otsast tuleb. Täitsa pekkis. Ja ta teab mida või? Power of the future kasutab AI-d, et teha pilte. Lased lihtsalt AI-l teha väike artist rendering, kuidas siis naine välja näeb. Ja tegelikult tehniliselt siis see naine on kuskil olemas, aga ta on mingi AI-süsteemis olemas. Et väga innovatiivne skeem. Kuule, see on täiesti nagu side hustle idee, et kasutada AI-d, et ma ei tea, lihtsalt olgu selleks furry pildid, olgu selleks jalapildid. See on uus market, mille ma just avastasin, kus saaks coin'i teha. Ja, ma tunnen, et võib-olla äkki see ei ole avastatud, et me nii väga Colombosed siin ei ole, eks ju, et siin võib-olla on juba natuke pikemalt tehtud seda pulli, aga nüüd on võib-olla mainstreami jõuame, eks ju. Et selles suhtes on äge näha. Siin järgmine meil on ikkagi suhteliselt samal teemal. Tegemist on siis, siuke
ma kujutan, et Facebooki osta-müügigrupp võiks teha ka sellel teemal siis juba, miks ka mitte, aga siin on meie protagonist alustanud siis ise vestlust, tere, musipildid, musi emotsid. Hetkel pakkuda 2 paari, kui on siis huvi tekkinud, võite lehelt ära tellida ja kohe saame teile koju toimetada. Kas lillakad on tussukohast kreemised? Kas stringe oleks ka võimalik saada? Mehe häälsid ikka. Teen nüüd täna sinu jaoks ekstra kreemiseks. Stringe hetkel pole, aga see on korraldada. Saaksid näidata tussukohast. Väga erutab. Vau. Okay. Wow. Jah, no siin on mis mu tegelikult sõbra perspektiiv on, tema tahab kurikaga minna näitama, et mis sa nüüd arvad endast, et kuidas sa naistega niimoodi käitud, mis on tegelikult selles suhtes natukene nojah, noble jah, et see on niisugune white knight, et natukene armas, muretsed naiste pärast, et nad siis selliste meestega ei kohtuks, aga tegemist, sina neid siin edasi aretad, et siis ma ei tea, kui väga positiivne see on, aga me saame siis selle tuleviku osaks, et kui me kutsume siis Eesti Andre Teedi kohale ja ütleb meile, kuidas asjad on, ja siis otsime talle ikka selle naiskuulaja ka, meil on õnneks neid enamus. Ma ei tea, peale seda osa ma tunnen, et need enamus on küll läinud, aga ei ole hullu, ei ole üldse hullu. Vot. Tore, mingi passing thoughts, mul hakkas endal nii rõve juba, et siin ikka... Ei, ja päris kehv on olla, et issand jumal. No jah, no mis ma oskan öelda, kuradi... Ma poleks arvanud, et iha.ee nii aktiivne on, kui vana sai 12 tunni jooksul nagu 40 kirja. Vau. See on üllatav ja mõned teevad ikka full pakkumisi, aga väike probleem on tal praegu sellega, et inimesed tahavad ikka kokku saada. Ja et siis selle jaoks ongi mingi fronti vaja, et mingisugune proua, aga ma ei tea. Ma mäletan ju, kui me lugesime tema seda profiili, siis tal oli seal descriptionis kirjas, ma ei julge praegu kokku saada või ma ei taha vaata, sest et mingi trauma ja halb kogemus, aga et see saaks juhtuda, siis ma pean ehitama sinuga usaldust, AKA siis see, et hakka nagu maksma, mida rohkem sa maksad, siis lõpuks me jõuame sinnamaani välja vaata. Ja, no see on nagu fail-safe on olemas. No ma tunnen tegelikult, ega jällegi see võib-olla ei ole täpselt sama konto, eks ju, et võib-olla, ma ei taha oma siin on seivin sõbra kuradi skeemi ära praegu, ma ei saa kuradi vett peale tõmmata, et võib-olla tegemist on jalajumalannas ja on võib-olla siin maailmas palju, eks ju. Küll vist kõik on samad pildid, et siis ma pean ütlema, et võib-olla on natukene kahtlane värk, aga no mis sa teed? Oi, bled. Jaa, okei. No, on nagu on. On nagu on ja noh, ma loodan, et te õppisite midagi sellest siit kuulajad. Raske on siit midagi õppida. Mida sa õpid väga raske tõesti. Ei no ja võib-olla jällegi äriskeemid, aga ega neid kuradi Vellosid ja Aivareid ikka nii palju ka ei ole, et siin kõigile jagub, et võib-olla nagu, et hoiame ikkagi marketit puhtalt. Aga no kuidas kellelegi, et võib-olla juba nagu industry hakkab tekkima sellele, aga siis meil on lihtsalt ongi neid kuradi Vello tehast on vaja, et kes siis ikka neid jalapilte nagu ostaks. Vot. Ja mul oli veel üks väike plaan rääkida, et mis on naljakas. Ma tahtsin siuke väikest segmenti teha, mul on siuke väike kokkuvõtte isegi teinud. Mis on naljakas? Mis on naljakas, jah? No, tuleb välja, et me arvame, et kreemised meemid on naljakad siin, eks ju. Ja peeretamine, mis on siis väga mehelik huumor võib-olla eelkõige, aga me ei taha diskrimineerida, võib-olla on ka naiste jaoks selline asi naljakas. Mis sina arvad, mis pakub inimestele pullina? Ei, come on, puuksud. Nendega on niimoodi, et sa saad kuskil 13 või midagi sellist, puuksud
pole enam naljakad. Ma olen sellest suurem, ma olen parem kui puuksunali. Ja siis möödub paar aastat, saad täisealiseks ja järsku on jõle fucking naljakas jälle. Ja siiamaani on nii, et mina olen nagu selles tõusude ja langustega ikkagi siin piigis. Puuks on naljakas, ma ei tea, kas see kunagi siit alla tuleb, aga ma tean, see on nagu kunsti ja riietega, et ta tuleb ringiga tagasi, see on tsükkel. See on mood, ja, või sul on nagu puuksuriilep, see võib olla ka nagu narkootikum siuke väikse. Ja. Ja. No siin, mis mina olen ka mõtlenud, et lihtsalt nagu random asjad on naljakad ja ütleme niimoodi, et puuks ei hüüa tulles, mis on Eesti vanasõna, eks ju. No minule meeldib see vanasõna, mis sobib väga hästi, mis on see, et sündinud sittuma ja sunnitud pühkima. Okei. No see on natuke filosoofiline võib-olla, ma ei tea, kas see on isegi, kas eestlased nii suuri sõnu on veel välja mõtlenud enda jaoks. Mina mõtlesin situ ruttu karu tuleb. Okay, no mis mina siis, ma tegin netiavardusse otsingu, võib-olla teeme segmendi sellest, võib-olla mitte, aga leidsin üks huvitava teadusartikli, mil on juba captivating title, inglise keeles loen ette, loodan, et inimesed saavad aru. Sex, aggression and humor responses to unicycling. Ja nüüd tegemist oli sükse härraga, kes siis oli erru läinud, professori härra, ja tal oli väga palju vaba aega ja siis ta läks naisega koos poodi ja nägi sellist üherattalist sõiduvahendit. Ja mõtles, et mis mul siin üle jääb, enne surma võiks ikka ära õppida. Mina ei oska kuradi niisama rattaga sõita, nii et ma ei ole võib-olla väga õige inimene, kes seda topikut kaverdab, aga õppis sõidu ära nagu niuhti. Ja siis läks fleksima põhimõtteliselt tänava peale. Ja pani tähele, et sai väga palju response. Ehk siis inimesed kas siis naersid või midagi tegid ja mõtlesid, et no mis mul ikka eluga teha, hakkan üles kirjutama kõike, mis siis reaktsioonid siin on olnud. Nagu teadlane ikka. Ja põhiidee ongi katsel see, et Nohik kirjutas üles, kes teda kiusasid. Et nagu, ma oleks tahtnud seda põhikoolist teha ja öelda, et ja see on mul referaat, see on mul uurimustöö, aga no nüüd me siin oleme, eks ju. Numbrid ja teadus, siit ma tulen. See on siis 400 responsi kuskilt kokku sai, või 400 inimeste siis või nagu nägi, et tema nägi mingisugune inimene. 5% inimest absoluutselt ei kottinud. Ja need olid siis enamus vanad mehed ja tiinekad türukud. Mis on, mina oleks just arvanud, et tiinekad türukud on mingi Mean Girlsi stereotüübi järgi, et võib-olla teevad naljas üle, eks ju. Ja 2 prosa said väga kurjaks, et ta nagu siin liiklust ummistab. Ja need olid enamus vanad tädid, kes siis irooniliselt minu arust on ise liiklusummistajad, aga mis sa teed? 90% inimestel oli füüsiline reaktsioon või siis mingi ohe või midagi sellist tuli või lehvitati, elati kaasa ja korraks kujutasin ette, et füüsiline reaktsioon, et hakkasid millegiga viskama või kuidagi nii raevu läksid, et lükkasid ta ümber või midagi sellist, aga see alles hakkab tulema pojana. Ja, no ma räägin, et see on ikka küberkiusamise step kaugel, et siin on ikkagi päris politsei on vaja vaikselt sekkuda. Aga mina saatsin sulle siis, siin on vastused, mis on siis sugulisest erinevusest on sisse tulnud. Ja 200 inimestest, kellest tuli verbaalne reaktsioon, sa võid siis edasi lugeda, mis siis sai? No suguline vahe tuli siis 95% naistest elasid talle kaasa, öeldes siis well done, clever, wonderful, I am impressed, magic, it is magic, või you are an Olympic champion, I wish I could do that, oh that looks so good, can we have sex, please?
see viimane oli lisatud minu poolt. No see tundub, et seal on mingi abikaasa vaata kuskil karjus kaasa lihtsalt, elas kaasa täiega. Aga see on huvitav, naised on tõesti nagu rohkem kaasaelajad. Ma tunnen, et siin on ikkagi päris teadus tehtud. Et kui ongi 95% ikkagi, siis mingisugune data on, isegi kui see on nagu natukene huvitav teaduseksperiment. Ja nüüd edasi noored, lapsed, kes olid siis kuni 12, nemad olid vägagi huvitatud mehaanikast, kuidas see töötab ja et kas nemad saaksid ka üherattalisega sõitma õppida. Aga mis minu arvates oli huvitav katse kohta, ta ütles, et ta ignoreeris kõiki ja lihtsalt sõitis edasi. Et ma tunnen, see on ka natuke munn tegu, et kui mingisugune... Sealt tuleb see raev sisse kindlasti. Ja. Aga mis siis teismelised poisid tegid? Hakkaski kiusamine pihta teismeliste poiste juurest. Et siin ma võin sulle jällegi näiteid saata. Mis siis kiusamisnäited on täpselt? No, okei, mõned näited siis. Okei, too tegelane või teadlane siis sõidab... oot. Okei. Tollene siis noor poiss sõidab jalgrattaga tema poole ja karjub kuku maha vanaisa. Ja korraga käib vali hääl ja nad loobivad väiksed kive tema poole. Nii, siis on veel näide, et on jälle valjud hääled ja siis tuleb sa kukud maha, kuku maha, basically. Wow. Okei. Ma tunnen, ma oleks põhikoolis tagasi, mis ma mõtlesin peas, et kui jalgrattaga ma õpin sõitma, et siis on täpselt sama asi. See itib houmi mul natuke liiga palju ausalt, võib-olla pausi tegemisel podcastist. Sorry, ütle, kui see läheb liiga lähedale traumale, me võime ära lõpetada, aga ma lihtsalt kujutan seda nii koomiliselt ette, et ma ei tea, sa tuled Viru trammide peatusest tuled maha ja siis sa vaatad, et seal pargis sõidab üks mees üherattalisega ja siis väiksed poisid 12-aastased on tema ümber ja viskavad kruusakive niimoodi, et ta võiks maha kukkuda ja mees ei saa mitte midagi teha ja mitte keegi teine ei tee ka mitte midagi ja lihtsalt see on täielik kiusamine. See on next level, mina võt siin on jällegi talle huvitavad järeldused tulevad, aga nagu ma ei oleks arvanud, et nii hull asi on, sest ta pani võimaliku plain readed ka selga, ta ütles, et ta proovis kogu aeg hoida ühte samas nagu siuke, ma ei tea, võib-olla oli äkki ülbe nägu, siis ma ei tea, milles asi oli, aga ta oli neutral expression ja siis sa ütled, et kuku maha vanaisa. Ja ta oli mingi 60, ta ei olnud isegi nii väga vana, eks ju. Aga jah, siis nüüd jällegi, mis siis vanemad mehed ei agressiooniga päris siis ei vastanud, aga tegid nagu kogu aeg tema üle nalja. Siis on 75% meestest tegid tema üle nalja. Ja tema kirjeldab seda kui attempts at comedy. Et siis võib-olla ei ländinud nii väga, sest tema arvates ei olnud väga originaalne ja neil läks väga kaua aega, et siis mõelda välja, mis siis öelda sellise sündmuse peale. Ma võin jällegi sulle tuua nalja näited siin, mis siis meil potentsiaalselt on tulnud sellest väiksest eksperimendist. Okei, ma näen, siin on juba mõned klassikud nagu, et välja hüüdud lause, kas sul teise ratta jaoks raha ei olnud või? Teine, et ju siis see hoiab reffidelt kokku. Nii, ja siis põhimõtteliselt sama lause kordus, kus on teised jupid. Ja siis to the tune of Entry of the Gladiators. Do you want music? Entry to the Gladiators. You park your bike for 2 minutes and that's what you are left with. Päris hea, mulle meeldib see. Does it crush your bollocks, mate? Aus küsimus tegelikult. Jah, aga ta ütles, selle viimase kohta ütleski, et see tuli südamest, sest see oli mingisugune või nagu see oli ka mingisugune vanem mees ja ta lihtsalt tundiski mure. Ta siis
jah, munandit üle, aga mis siis kokkuvõtted, mis siis tehti ja minu arvates see on nüüd huvitav, noh, meil tuleb ikkagi Science Podcast on siin tulnud, mida vanemad lapsed, seda kurjemad reaktsioonid. Okei, et siis mingisugune hetk muutub, transformatsioon tuleb ja siis enam ei ole, et nagu, et ka ma olen huvitatud, et kas ma saaks ka, vaid et kuradi mine vittu, kuku maha. Ja siis siin on tegelikult testosterooni tabel välja toodud, mis minu arvates oli jällegi väga huvitav lisad, et kuskil siin 12 juures, 12-aastase juures on full spike, sul on mingi 0 täiesti alguses on, siis tuleb nagu natukene hakkab tõusma ja kui sa 15 jõuad, siis on noh, siin on baseline on 0 ja 15 jõuad, siis on 20 on siis, mis on kuradi liitri kohta molekul ja neid testosterooni või mida iganes. Ja siis ta hakkab vaikselt alla minema. Nii, ja tema siis hüpotees ongi see, et kui sul on testosteroon täiesti laes, siis sa hakkad nagu füüsilise vägivallaga seda kuradi huumorit tegema, et siis ongi, et kuradi kuku maha, tapa ära ennast, viskan kividega sind. Aga mehed, kes siis on natuke vanemad, nemad on huumorit kasutanud kui relvana. Ta ütles selle peale rapier, tead mis on rapier, see on see kuradi prantsuse rapiir, ja, eks ju. Et põhimõtteliselt nad kasutavad huumorit kui mõõgana eest, nad tahavad nagu üle olla. Et noh, mis meie ka võib-olla siin podcastis teeme, eks ju ongi, et me oleme kõvad vennad, hakkame nalja tegema, et siis see näitab seda värki, et noh, me tahame oma siis isiksust kehtestada läbi huumori, okei, ja naistel ei ole väga seda vajadust vaja, sest neil ei ole seda testosterooni. Et praegu, kuna me kaklema ei saa minna, siis me teeme nalja üksteise üle. Et siis selle testosterooni kasvu kuidagi välja elada, et mitte, et me peame füüsilise vägivalla minema. Ja no tema ütles, et siis ikkagi, et mehelikud naljad olid pigem mitte originaalsed ja labased ja sama masti. Ja ongi modernne mõõgavõitlus ja tema sõnul on ka siis võib-olla sellest on vähem naiskoomikuid selle tõttu, et neil ei ole vaja seda huumori meelt kehtestada. Ja ka see, miks võib olla väga atraktiivne treit naiste jaoks, huumorimeel, näitab, et sa suudad nagu viti olla ja sa suudad peale jääda igasugustes erinevates olukordades. Vot, ja see oli isegi minu arvates päris huvitav. Vot, tapa või maha. See on vägev, huvitav no nii-öelda noh, see, mis sealt välja tuli. Mul lihtsalt, ma jäin korraks mõtlema, sest et see kokkuvõte meenutas mul ühte teist teadusasja, mida ma juhtusin nägema, mis oli ka testosterooni kohta ja põhimõtteliselt, et on öeldud, et testosteroon teeb vägivaldseks. Meestel on testosterooni ja seetõttu nad on sellised, kipuvad taguma, kipuvad vägivaldsed olema. Aga tuleb välja uuringutest, et testosteroon üksi ei põhjusta vägivalda. Ja ma võtan selle kiirelt ja lihtsalt kokku, et see basically on niimoodi, et kujuta ette, sul on siis nagu need inimrühmad või mingisugused grupid, nimetame siis A, B, C. Ja siis antakse, see tehti vist loomade peal, ma pean selle fact checkima üle, aga mõte jääb samaks. Ühesõnaga, grupile C antakse siis testosterooni. Eeldusel, et siis C tõuseb B-st ja A-st üle, on ju, et ta hakkab ennast siis paika panema. Tegelikult, mis välja tuli, oli hoopis see, et grupp C hakkas hoopis enda allpool gruppidega siis rohkem ennast nii-öelda kehtestama ja kuradi vägivaldseks minema. Nii et D ja E said laksu selle eest.
nii et nagu mis see ütleb siis nii-öelda meeste ühiskonna kohta, the patriarchy ja nii edasi on ju, et meil on meestena nagu kogu aeg ühiskondlikult ja niimoodi kultuurselt kuidagi niimoodi olnud, et naised on hellad, mehed peavad tugevad olema ja kuidagi see naise sugu on siin nagu allapool meid, mistõttu nagu tuleb seda vägivalda, sest et me peame justkui nagu neid väiksemateks, on ju. Ma loodan, see lõpp oli nagu, oli minu enda nagu see, mis mina sain aru sellest. Mis sa ise arvad, et mis sul nagu tõeks pead, et selle, see tundub ju loogiline, kui me võtame isegi selle, et võtame lapsed, vaata, et need 12-aastased, vaata, saavad oma selle 0-20-ni, nagu sa ütlesid, ja siis korraga toimub mingi switch ära ja siis vaatavad oma endast väiksemaid, mis nad mängivad ja kui lollid nad on ja siis tuleb mingi lükkamine ja pushing nii edasi. Kas või seal selle 12-aastase enda klassi sees, siis sul on mingi kuradi suurem poiss, kellel on juba pool aastat varem see puberteet sees olnud, ta on kõigist meetri jagu pikem, käed suuremad, haiseb rohkem ja lihtsalt hakkab siis väänama neid lapsi, kes näevad välja nagu kuradi rohutirtsud, on ju, oma kontide poolest. See loogika, hitib ju, on justkui nii. No ma olen enamasti nõus, võib-olla lihtsalt tegemist on võib-olla natukene individuaalne ikkagi, mina olin väga L-poiss, mina tulen isegi et kui tuli ikka testosterooni pauk, siis ikkagi esiteks vunts ei kasvanud, võib-olla juba selles suhtes tundsid, et see ei ole ikka minu jaoks siin värk, aga ma ei tea, agressiooni ikkagi, et selles suhtes võib-olla ma mõtlen, kui see gaming näiteks, vaata gaming mingisugune freak out, ma olen ikka ma usun, et võib-olla enamus respectful noormehed on, kui sa oled ikka kõva vend, sa oled ikka klaviatuuril mõne nupu ikka välja peksnud, mis mees sa muidu ikka üldse oled. Mängid sa üldse mänge või? Ja, mis mängud sul telefonis on. Ma saan täitsa pointist aru too, aga jah, natukene kurb, et niimoodi asjad töötavad. Ma pean ainult seda ütlema, et siis võib-olla ei ole isegi meeste süü, patriarhia ei ole meeste süü, ärme mehi süüdistame hoopis teadust. molli nendele nohikutele. Jah, oleks võinud ikka selle kuradi ühe ratise venna ümber lükata, mine putsi, ma leidsin selle artikli ka üles, ma loen ruttu lihtsalt selle kokkuvõtte inglise keeles. It makes sense. In the short term, testosterone helps make both males and females bigger, stronger and more energetic, all of which would be useful for winning a physical or even mental contest. Testosterone is also responsible for libido in both sexes, and if researchers like Joseph are correct, it powers our drive for social dominance, which is one way that humans decide who gets to mate with whom. Arguably, the weak correlation between testosterone and violence gives us reason to be optimistic about the human race, whereas other animals battle over mates as a direct result of their seasonal fluctuations in testosterone and other hormones. Humans have discovered other ways to establish pecking orders, which isn't to say that we can rapidly adapt to modern-day manifestations of our violent past. McAndrews' work demonstrated that one surefire way to raise a man's testosterone level is to allow him to handle a gun. Et ma ei tea, kas see nüüd võttis natukene seda juttu kokku. Paugub nagu püss. Väiksed poisid, võtke relvad kätte ja hakka tulistama, siis hakkab testosteroon paukuma. Selle äkki, loogika. Sa ütlesid, 12-aastastes toimub see spike ära. Testosteroon läheb 0-20 peale, ma ei tea, kas see on 20 maksimum või mis see skaala on, mis iganes. Põhimõtteliselt seal näitas et seal on ikka, ma usun, et loomulikult mingisugune outliereid võib olla, aga ma usun, et see 20 on ikka full maks. Sel juhul mina leian siit põhjuse ja järelduse saata
võtta puberteedi eas lapsed sõtta. Relvad kätte, rind õline nagu rasvane nagu hundil, nagu lõvil ja rohkem polegi midagi vaja. Lähevad, tulistavad. Lõvikonservi ja minekana. See võib-olla, ma tunnen, et need eksperimente on juba Aafrikas tehtud, et võib-olla ja see, mis see oli Kobe, mitte Kobe, oli Kobe 2012 või? Kony 2012, Jesus, ma mäletan seda nii vividly, bro. See oli ikka wild stuff, noh. Ei no, ma ei tea, kas ma nüüd ühtegi message'it siin saan proovida, mis me täna oleme üldse rääkinud, et võib-olla peame ikka selle korradi disclaimeri siia podcasti algusse panema, et kõik jutud on välja mõeldud, et me oleme ise ka välja mõeldud tegelased. Et no meie ikka... podcast on ikkagi huumori kategooria all, on ju. Et kui see ei ole piisav märk, siis sa oled lihtsalt natuke nagu umpa-lumpa, bro. Aga ei, täis südames ma arvan, et 12-aastased tõesti võiksid juba nagu pilk võiks sinna teenistuse poole minna, et selle läve võiks kindlasti nagu allapoole. Me oleme õiged inimesed sellest räägima ka 100% türa. Selle läve võiks kindlasti allapoole tõmmata ja saaks selle varem vaata kaelast ära ja 12-aastasele jääb selline mälestus sealt, et ta saab kiiremini meheks. Sest miks lähevad peale gümnaasiumi või peale kooli mehed ajateenistuse, et meheks saada, et need kerad lõpuks kukuksid alla ja et rind ja nägu hakkaks kasvama karvadega, on ju? Okay. No siis on võib-olla loogiline, miks mul kuskilt midagi ei tule raiskna. Mul on täitsa käimata. No võib-olla tegelikult ma mõtlen, kui mul oleks võimalus olnud, et okei, kas aasta põhikooli või ma lähen kaitseväkke, siis ma oleks nagu, et see on päris mahlakas pakkumine. Saada pilte, palun. Saada kaitseväest. Saada oma mahlased pilte kaitseväest, palun. Tussu mahladega raisk. Ärme lähe sinna tagasi. See on hea sõnum, millega lõpetada. No jumal. See on ikka jah, meil on, täna on jällegi, me oleme nii paljude asjadeni jõudnud ja siis me teeme nagu ringi peale, ma tunnen, et see on iga kord, iga podcast peaaegu me jõuame siia nagu ühte punkti tagasi, mis on siis ikkagi, et esiteks lapsed kaitseväkke, aga olulisemana, et nagu maailm, the pussy controls the world, I think. No, täissükkel nagu meie peerudega, nagu me teada saime. Et okay. Valb. Kõike head. Lõpetame halvalt, aga teile head. Teile head. Sobib.